Tegelikult ma ei teagi, kus selle draamaga alustada, sest see on nii pöörane. Ja see algab mehega nimega Dan Bilzerian. Ta on selline raevukas juudivihkaja, kes väidab, et kavatseb Ameerikat selle infiltratsiooni eest kaitsta. Samal ajal pildistatakse teda Kataris ja ta levitab islamofoobset narratiivi. Noh, see pole üldse üllatav. Need asjad käivad alati käsikäes. Nad teavad, et islamistid üritavad Ameerika Ühendriiti üle võtta. Ja nii nad lihtsalt panevad selle juutide süüks, et keegi ei saaks keskenduda sellele, mis tegelikult toimub. Aga nüüd on asi veelgi hullemaks läinud, sest Nick Fuentes, kes hiljuti tunnistas end demokraadiks, ütleb seda. Dan Bilzerian küsis temalt privaatselt, kuidas ta saaks mõrvata mitte ainult Iisraeli valitsusametnikke, vaid ka Ben Shapiro. See on hull lugu, sest Dan Bilzerian üritab nüüd kandideerida Randy Fine'i vastu, kes on praegune kuberner. Ja jah, ma sooviksin, et miski sellest, mida ma just ütlesin, oleks väljamõeldis. Aga see ei ole nii. See lugu on hullumeelne. See on Nick Fuenteselt. Esimest korda, kui ma kohtusin Dan Bilzerianiga tema majas, palus ta mind telefoni teise tuppa panna ja küsis siis minult, kui raske oleks Iisraeli valitsuse ministreid mõrvata. Siis kutsus ta mind Dubaisse ja Katari, kuid ma keeldusin. Teel sinna varitses teda FBI. Okei, see on juba iseenesest piisavalt veider lugu. Ja Nick Fuentes on isik, keda ma ei tea, kas sa peaksid tegelikult usaldama, aga see on üks lugu. Ja selle kinnituseks vastab talle Lucas Gage, kes oli samuti tulihingeline juudivihkaja, kuid on hiljuti oma suhtumist muutnud, mis on iseenesest kummaline järgmiselt. Ja ma sooviksin öelda, et see on liialdus, aga see oligi tema vastus. Kus see on? Püha kurat, Nick, ma vannun Jumala nimel, ta tegi mulle täpselt sama. Ta viis mind ja Jake'i sinna tuppa, kus oli pesapallipuur. Me panime oma telefonid diivanile ja siis läksime üles eraldatud tuppa, kus olid suured telerid. Ta küsis minult, kus Ben Shapiro võiks elada ja kuidas teda saaks kõrvaldada. Okei, see tuleb sellest, mida Dan Bilzerian väidetavalt ütles. Siin on jälle pilt Dan Bilzerianist koos moslemitega. Mulle meeldivad moslemid. Ma arvan, et see on väga rahumeelne religioon. Meedias saavad nad halva maine. Ma lugesin Koraani, et seda paremini mõista. Ja ta teeskleb muidugi, et on kristlane, kuigi ta seda ei ole. Nüüd, lisaks kõigele sellele tahab see mees kandideerida kongressi. Randy Fine'i vastu, kes räägib väga avalikult sellest, et on juut, aga mis veelgi olulisem, tugevalt radikaalse islami vastu. Ja ausalt öeldes ei suuda ma lihtsalt üle saada sellest irooniast, et need inimesed teesklevad Ameerika väärtuste kaitsmist, kui tegelikult kõik, mida nad teevad, tõesti kõik, mida nad teevad, on nii ilmselge. Ma mõtlen, vaadake korraks seda pilti temast Kataris, kui tegelikult kõik, mida nad teevad, on lihtsalt islamistliku võimu haaramise võimaldamine. Nad väidavad, et nemad kaitsevad Ameerikat ja see on see, mille eest nad seisavad. Ja nad arvavad, et see on naljakas ja imeline, sest nad on kõik ühinenud selle vihkamise taga ning me peame sellest rääkima. Aga kõigepealt tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht, Meira Ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, aga mis veelgi olulisem, jagage seda videot, et ka teised inimesed saaksid teada tõde selle mehe kohta. Ja oi, meil on täna teile palju infot jagada. Alustame siis selle toreda videoga. Teate küll, see mees, kes tahab olla teie rahvaesindaja. Ausalt öeldes on ainus tõeline lahing maailmas, mida ma näen võitlemist väärt olevat see, et Iisrael tuleb hävitada. Ma läheksin homme kohe vabatahtlikult ja läheksin koha peale ja tapaksin iisraellasi. See oleks minu jaoks suurepärane päev. Ma kirjutaksin end kurat teab kus vabatahtlikult üles. Andke mulle kuradi püss ja saatke mind sinna. Kas ma võin lihtsalt öelda, et kui sul on inimene, kes ütleb, ma olen Ameerika poolt, ma olen Ameerika poolt, ma olen Ameerika poolt, ma tahan lihtsalt kaitsta. Ja kõik, mida nad teevad, tõesti kõik, mida nad teevad, on see, et nad on kinnisideeks saanud mingist teisest riigist, keskenduvad sellele riigile ja räägivad, kuidas nemad on tegelik probleem, selle asemel, et tegelikult püüda oma enda kohta üles ehitada. See on minu jaoks uskumatu, et inimesed ikka veel selle õnge lähevad. Jah, kõik, mida ma tahan teha, on lihtsalt minna ja tegeleda iisraelastega. Lihtsalt liigu edasi. Keskendu oma piirkondadele ja tee asju oma piirkondades. Miks sa pead minema nii kaugele Iisraeli? Mis sind nii närvi ajab Dan Bilzerian? Mis on nii keeruline? Mis on sinu jaoks nii ebamugav? Kas võib-olla üritad sa tähelepanu kõrvale juhtida, öeldes nii hullumeelseid asju, et inimesed ei saaks aru, mis tegelikult toimub? Muidugi see on ka mees, kes on avalikult toetanud Candace Owensi liikumist, aga sellest räägime kohe varsti. Ma tõesti usun, et enamik sellest riigist on kuri ja nad viivad läbi genotsiidi. Nad on tegutsenud apartheidi režiimis, nad suruvad palestiinlasi maha, nad ründavad oma naabreid, nad käituvad nagu terroristid.
Nad on kuradi arrogantsed, tänamatud värdjad ja nad tuleks maa pealt minema pühkida. See on lihtsalt nii igav. Siin ta on koos Sneekoga. Sa mäletad Sneekot, seda psühhoislamisti? Tänan, Dan Bilzerian. Alati on rõõm, kui sa saates oled. Ja... jah, mees, sa ei tsenseeri end ise. Ei, ta ei tsenseeri end, sest ta arvab, et võib öelda ükskõik mida ja pääseb sellest. Kuula seda, eks? Muidugi Candace Owens. See on enamasti juudid ja Charlie Kirk rääkis sellest. Jah, millest Charlie Kirk rääkis vahetult enne, kui nad ta tapsid? Ta absoluutselt, ühemõtteliselt ei tahtnud, et Trump läheks Iraanis sõtta. Jah, õige. Ta ütles ka, et islaam on meie suurim probleem ja me peame sellega korralikult tegelema. Unustame selle, härra Katar. Ja ta hakkas rääkima juutidest, kes suruvad peale avatud piire. Nad peavad selle eest vastust andma. Ja siis üks viimaseid sõnumeid, mille ta saatis, oli see, et ta peab loobuma Iisraeli toetamast. Õige. Tead, ma leian, et on nii huvitav, kuidas kõik ütlevad, et on vahe islamistide ja rahumeelsete moslemite vahel. Ja muide, see on teema, millest võiks kunagi hiljem rääkida. Kuid miks inimesed ei mõista, et on olemas erinevat tüüpi juute? Jah, võib-olla on seal juute, kes on vasakpoolsete piilikud. Ja on ka juute, kes on tõesti head inimesed ja aitavad luua head ja stabiilset riiki. On vahe. Sa ei saa lihtsalt otsustada, et kõik juudid on ühesugused. Oh, nii rumal. Tead, mis on tema surma juures nüüd? Kui tema naisest on saanud tema firma juht, nii pettumust valmistav. Ta pole sõnagi selle sõja kohta öelnud. Ta on ikka täielik värdjas. Ma mõtlen, et ma pole kunagi näinud, ta on sõna otseses mõttes kellegi surma pealt kasu lõikamise kehastus. Ta on nagu petuskeemi õpiku näide. Õige. Kuule, ma leinasin oma kassi 5 korda kauem kui tema oma meest. Kui jälke vastik see on? Ma leinan oma kassi. Tere, Dan. Loodetavasti sa ei pea seda kunagi teadma, aga mõned inimesed leinavad teistmoodi kui teised. Mõned inimesed vajuvad leinasse ja teised võtavad üle tapetud inimese missiooni ning püüavad sellega midagi head teha. Lihtsalt erinevat tüüpi inimesed. Aga tema ei teaks seda, sest ma ei usu, et sa tunneksid headust ära, isegi kui see sulle otse näkku vaataks. Õige. Kuule, kui ma pidin oma kassi magama panema, olin ma sellest täiesti murtud umbes 1,5 kuud. Kuule, mees! Ma kardan seda päeva, mees. Kuule. Umbes nädal pärast seda, kui tema mees tapeti üleriigilises teles täiesti hullumeelsel ja õudsel viisil. Ja tema hüppab rõõmust mütsimüügi üle. Õige, tee särgid, kui palju raha nad teenisid. Ma mõtlesin lihtsalt, kuule mees, ole nüüd. Ja siis, kuna see sõda toimus, siis sa olid ju Charlie naine. Aga sa ei astu üles ja ei ütle ega väljenda sama seisukohta, mida tema jagas enne, kui ta maha lasti ja tapeti. Jah, ta tegi seda. Just see täpselt 1-sekundiline klipp, mille sa postitasid, kus ta ütles, et tal on probleeme juutidega, kes tulevad tema kallale, kuna ta kaitses Tucker Carlsonit. Kes muide osutus täielikuks hullumeelseks, pro-islamistlikuks šariaadi seaduse fanaatikuks. Ja need juudid juhtusid kõik olema täiesti õiged. Ja inimesed nüüd 8 kuud hiljem on nagu, oh jah, võib-olla Tucker ei olegi hea inimene. Ja võib-olla Charlie ei näinud seda tol hetkel. Ja nii ta üritas kaitsta oma sõpra Tuckerit, neile, kes kogu seda toonast draamat jälgisid, ja ta ärritus juutide peale, kes ütlesid, sa pead selle tüübi blokeerima, see tüüp ei ole hea. Selgus, et need juudid olid õiged. Tucker Carlson ei ole hea, ei toeta Ameerika väärtusi, ei toeta Trumpi. Vaata kõiki neid katastroofe, mis pärast seda on juhtunud. Nii et kogu see vestlus, kus inimesed kritiseerisid Charlie Cooki selle eest, et ta jäi sõbraks Meghan Kellyga, kritiseerisid selle eest, et ta jäi sõbraks Tucker Carlsoniga, neil oli õigus. Need inimesed osutusid hullumeelseteks. Täpselt nii. Ta vaikib Iraani sõja teemal. Vähemalt, mida ta võiks tema pärandi nimel teha, on toetada tema veendumusi, näiteks Iraani teemal, mitte täielikult ümber pöörata seda, mille ta üles ehitas. Tema lõi turning pointi. Ma ei suuda ta tegelikult kuulata. See ajab mind tõesti vihaseks. Igatahes, muidugi Dan Bilzerian on paanikas. Ma arvan, et Nick Fuentes on föderaalagent. Pidev lähestamine, lõputu sisetüli ja Epsteini kaitsmine pärast kristlase ründamist. Ainult selleks, et panna punapea toetama juudi demokraatist naist pärast seda, kui öeldi, et vasakpoolsed tahavad treppe. Need vastuolud ei lõpe kunagi. Ja muidugi, ta tuleb siia ja ütleb, et ta on föderaalagent. Ta töötab juutide heaks, bla 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 bla. Ja siin ta ütleb, et on hullumeelne, kui õõnestav ja võlts see väike pede on, nimetades mehi tõukudeks, sest nad tahavad abielluda. Poisid on nagu... Ma ei jõua ära oodata, millal saan isaks. Ma ei jõua ära oodata, millal saan abikaasaks. Ma ei jõua ära oodata, millal saan minna oma laste lõpetamisele. See värk on nagu igav.
See värk on kuradi igav ja sa peaksidki tundma igavust. See peakski tunduma kohustusena. ma lihtsalt tahan näha oma laste esinemist, sest see on nii tähendusrikas, nagu Mehed on muutunud nii sentimentaalseks. Okei, Nick Fuentes on tõeline sitapea. Seda teavad nüüdseks kõik. Ma ei arva, et Nick Fuentesi väljaütlemine Dan Bilzeriani vastu näitab meile mingit erakordset moraali. Olgem selles väga-väga selged. Muide, see on video temast Kataris koos Myron Gainesiga. Üllatus, üllatus. Ma olen üsna kindel, et see on Kataris. Ja, see on Kataris. Aga asi on selles, et me ei kuula Dani, me ei kuula Nick Fuentesit, me ei usalda midagi, mida ta ütleb. Aga mõnikord toob ta siiski välja huvitava mõtte. Nagu ta ütleb Twitteris, kõigepealt väidab ta, et vasakpoolsed üritavad parempoolseid tappa. Nüüd ütleb ta, et hääletage Ohio osariigis demokraadi poolt. See on liiga vastuoluline. Ja see on nagu, Dan, ma tean, et sa ei ole eriti tark, aga see pole tegelikult nii keeruline. Ma mõtlen, et asi taandubki sellele. Sellepärast nad kutsuvadki meid kojamiks. Vabandust, sellepärast nad kutsuvadki meid kojamiks. Ma arvasin varem, et madala IQ-ga antisemitism on lihtsalt midagi, mida nad ütlevad. Ma eksisin. Ogu. Ma eksisin. Madala IQ-ga antisemitism on täiesti olemas. See on Dan Bilzerian. See on tegelikult üsna naljakas. Ma pean ütlema, et Nick suudab mind alati lõbustada. Ta on kohutav inimene, aga ta on väga naljakas ja oskab oma mõtet edasi anda. Jällegi, ma tahan teile kõigile meelde tuletada, miks me sellest Dan Bilzeriani asjast räägime. Miks me räägime Dan Bilzerianist? Nick Fuentesi ristisõda, mis praegu toimub ja millele reageerivad sellised inimesed nagu Ian Carroll, kes on samuti kohutav inimene. Jällegi, tuletan meelde, et see mees, kes ütleb selliseid asju, ütleb, et nad on teistest inimestest paremad. Ja mina, mis see oli? Noh, sa pead ennast teistest paremaks. Sa ilmselgelt pead. See on ilmne. Keegi, kes seda vaatab, ei jõua teistsugusele järeldusele. Ma olen hämmingus, kui jultunud sa oled olnud. Ja ma mõtlen, mulle ei meeldi, kui inimesed arvavad, et nad on teistest paremad. Ja sa näed seda Iisraelis. Nad käituvadki nii. Nad kohtlevad palestiinlasi kui teisejärgulisi kodanikke. Nad kohtlevad neid nagu alamad olendid. ütleb mees, kes käib Kataris ja kellel on lausa päris ehtsad orjad. Ja see on kirjas nende Talmudis. Nii et seal öeldakse, et kui sa ei ole juut, oled sa põhimõtteliselt alaminimene. Oh jumal, ta on nii madala IQ-ga antisemiit. Ja Nick Fuentes ütleb, jällegi, tuletame meelde, miks me sellest räägime. See mees üritab saada kuberneriks. Tead, need liikumised on ise püüdnud kandidaate üles seada. Nad toetavad Thomas Massid, kuigi Thomas Massi jäi hiljuti vahele sellega, et ta võttis vastu hulgaliselt annetusi, $1000 annetusi moslemitelt, eriti moslemitelt, kes toetavad Hamassi. Mitte mingit häbitunnet. Oleme seda näinud ka selles, kuidas Marjorie Taylor Greene hiljuti kongressist tagasi astus. Ja selle tulemusena on ta täielikult suunda muutnud. Ta ründab president Trumpi. Ta väidab, et šariaadi seadus ei ole ohtlik. Ta on täielikult muutunud juudi vastaseks ja Palestiina pooldajaks. Ja nüüd oleme seda näinud isegi selles, kuidas Dan Bilzerian, kes on tegelikult lihtsalt selline häbistatud endine narkootikumide tarvitaja, ebakindel Instagrami alla käinud tegelane, kes teatas hiljuti oma plaanist kandideerida kongressi America Firsti patrioodi Randy Fine'i vastu Florida osariigis. Kes siis on Dan Bilzerian? Ta on 2 kodakondsusega. Ma usun, et ta on armeenlane ja tal on ka USA kodakondsus. üllatus, üllatus, ta on ka moslem. Ja ta on moslem. Ta on pöördunud islami usku. Ja ta on tõesti avaldanud tugevat toetust islami terrorismile. Ta kiidab avalikult islamit, ta kaitseb Hamasi ja Hezbollad legitiimsete armeedena ja ta väidab, et Palestiina terroriste ei eksisteeri. See ongi see lugu. Lugu sellest, kuidas see woke righti tüüp, kes on mõjutaja ja kellele meeldib nende kummitustega jamada, levitab seda narratiivi ja üritab võidelda America Firsti patriootide vastu, et saada kuberneriks. Ta on Katari hääletoru. Ta on suutnud Nick Fuentesega tülli minna, mis on päris suur asi. Ja just selliste asjade vastu peamegi end kaitsma. Sest kui sa vaatad Dan Bilzeriani, siis sa ei mõtleks, et oh jaa, see on tüüpiline islamist. Ei. Aga ilmselgelt, täiesti selgelt, just seda ta ongi. Aitäh, et sellel tähelepanu pöörasite.